See lugu vist tuleb küll raadiost, ma arvan, et iga 4. lugu peaaegu. Hingele kohta otsides. Okei, Tanel Padar. Noh, Tanel Padari kohta ma olen ennem juba öelnud, et see mees tegi ennem sellist, ta on rokkar, aga mina isiklikult tunnetan, et nüüd ta teeb muusikat, mis toidab tema hinge ja see paistab tal lihtsalt silmadest välja. Minu jaoks on täiesti 5+ ja loomulikult kruvib. Sinu poole vaadates ja juba näen. Teist nii särasilmset inimest ma ei ole tükk aega näinud. Mul oli au temaga kohtuda rahvabändi võtetel ja tõesti tõeline päike. Nii et mul on nii hea meel, kui minu ümber on selliseid inimesi ja tema teeb samamoodi kogu oma asja hingega. Nii et ma ei saagi ühegi artisti kohta tegelikult öelda, et ta ei kruvi. Kui ma tean vähemalt natukenegi tausta, et inimene teeb asja hingega. Minul see lugu meeldib. Väga mõnus, väga chill. Kui lõhnab vaikus. Jüri Pootsmani kohta on, ma olen nagu armastanud öelda ühte kindlat lauset, et minu jaoks teeb Pootsman aega peatavat muusikat. Ehk siis teda ei saagi nagu kuulata lihtsalt niisama, kas siis mingisuguse tegevuse taustaks, sest et see tegevus kaotab absoluutselt igasuguse mõtte, kui Pootsmani lugu kuulata, sest et ta paneb oma sõnu kuulama, tal on nii hea tämber, minu jaoks on ta fantastiline laul ja kõva lugu, sobib. Nüüd ma tean, nüüd on nii. Vist ei olegi seda lugu kuulnud. Esimesed kitarrikäigud on kohe loomulikult selles mõttes, et ära tunda, kes seda lugu teeb, aga kas see on nende kõige uuem lugu või? Ei ole võimalik, et ma ei ole kuulnud seda Taukari lugu. See on ju ilmvõimatu. Ja ma ei olegi seda kuulnud. Taukar on täpselt selline seltskonna muusika, mis paneb kogu rahva lihtsalt näpud püsti ja minu jaoks kruvib. Tubli töö. Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Kes seda lugu ei tea, isegi esimest instrumenti ei pea sisse tulema. Väga paljud minu tuttavad räägivad, et nad ei saa sellest loost aru. Et mis selle loo sõnum on, et kõik teavad ainult ühte kohta, ühtegi muud asja ei tea. Siis kuna mina olen olnud Aropiga koos ühel laval eelmine suvi, siis mina nägin, kuidas poiss lihtsalt laulab seda laulu kuidagi teistmoodi. Ja kui ma sõnu kuulasin, ma sain aru, et ta räägib iseendast läbi elatust. Kas see nüüd täpselt nii on? Võib-olla puhas fantaasia, ma ei tea. Aga minul jäi mulje, et ta on ise endale uhke, et ta tegi ära midagi, mis on temaks hästi oluline. Ja see on ainus põhjus, mis mul see lugu väga-väga meeldib. Tegelikult see muusika ei ole üldse nagu minu muusika, aga jällegi ma hindan inimese tööd. Proovib. It all comes back to me. We were sitting on a bridge like fish out of water. Leepi puhul on ainult üks asi. Ta ei ole eestlane, sest ükski eestlane ei laula niimoodi. Minust on täiesti lääne artist, et ta teeb väga head asja. Proovib. Kui sa näk taga reas ja nahk on kuiv ja teitena öösel on täitsa tuim, siis Põhja-Korea su ahjule puid kütab kui krematoorium luid. Ja. Ütleme niimoodi, et mina kui 13-aastase tütre ema kindlasti keelan need lood kodus ära. Ja, kruvib. Väga lahe. Minule meeldib julgus. Ma tohutult hindan julgust ja see on üks põhjus, miks mulle tegelikult see bänd väga meeldib. Jalgkaasil sõrmukse kellal. Kopp, kes seal on, mina ja mu relvad. Te kõik kõlate täpselt samamoodi juba viimase. Seda algust ma ka ei tea. Veled hellad, Eesti parim räppar, vabandust, tahtsin öelda Baltimaade edukaim ja Eesti kõige paremini hoitud saladus toovad sulle sõja ja sõnad ja kõrvadele vabadust. Reket on täiesti erakordne Eesti räppar, kes kasutab väga täiesti eriliselt eestikeelseid sõnu selles suhtes, et eesti keeles on väga vähe selliseid sõnu, millest saaks head teksti koostada. Vene keeles ja ükskõik mis keeles on see oluliselt lihtsam. Aga tema nagu suudab ühe loo panna nii jutustavasse vormi, mis on nagu väga mõnus ja ta ei ropenda. Nii et täielik vastand eelmisele bändile. Mina Reketit isiklikult ei kuule. See on hästi mõtlik muusika ja
Mulle meeldib pigem selline, mis must tekitab hästi rõõmsameelset emotsiooni ja kuna mõtlemist on elus nii palju, siis see minul isiklikult ei ole. Nii et minu jaoks ta ei kroovi, aga jälle artistina ma väga hindan seda, mis ta teeb. Jaa, nii. Elina Natšaeva. See inimene ei laula absoluutselt nagu inimene. Ma ütlen, ma kunagi natukene norisin oma enda bändikaaslast, kellel käivad närvidel igasugused kõrgsagedused, mis tekitavad saalis sellist ebamugavust tunnet. Ma viskasin ükskord nalja, et tema ei saaks mitte kunagi Elina Natšaeva heli sättida, sest ta laulab nii kõrgelt, et see on juba sagedus. See ei ole ju enam inimhääl. Ebainimlik, üliinimlik, ma ei tea, mis asi see on, et ta on super laulja. Mina ei ole mitte kunagi kuulnud, et üks naisterahvas suudab sellised noote laulda. Täiesti müts maha. Kroovib. Väga-väga kroovib. Kõige rohkem üldse sellest tabelist minu jaoks.